minuti on veel jäänud. Sinisesse nurka kutsun. Aga lähme K1 Akadeemia kohe edasi ja nüüd tulebki siis õhtu minu lemmikmatš. No nii, no sa olemegi märkamatud. Tegelikult ma pean tunnistama, et siin ringi ääres on fantastiline üks asi vaadata seda asja, seda võitlust. Ma olen ikkagi tavaliselt kuskilt tribüünilt vaatanud ja eemalt näed seal natukene teist pilti, kui me oleme põhimõtteliselt siin sama kaugel kui kohtunikud tegelikult jälgime kahekesi seda matsi ja ma pean tunnistama, ülihuvitav on olla. Ma ei ole kunagi nii varem nii ringi lähedalt saanud, ütleme, sellist võistlusõhtut vaadata ja kindlasti, kui mulle kunagi peaks ka pakutama seda võimalust uuesti, siis ma kindlasti seda kasutan, et tõsiselt huvitav on siit vaadata. Jah, et siin kõrval ongi, et nii palju, kui ma olen käinud võistlustel kaasas treeneri ametit pidanud, siis tavaliselt olen ma rohkem olnud närvis kui võistlejad ise ja rohkem selles asjas sees ja siit lähedalt niimoodi vaadata, siis ma saan aru, miks ma selle ala valinud olen, et sees on nii-öelda liblikad hakkavad jooksma juba ja ei suuda ära oodata, millal ise üle nende ringi nööride ronima peab. Nii, aga huvitav on ka jälgida, milline on see taustamuusika, mida on siis valitud tegelikkuses. Ja siin on nüüd Aserbaidžaani, kui ma ei eksi, lipu järgi. Aserbaidžaani võistleja Saur Zamadov. Küll aga kuskil oli varem käis Läti lipp läbi või ma eksisin kuskil. Kuigi visuaalselt ta ei ole kuidagi lätlast ei meenuta. Treenib ja elab Lätis, aga pärit on ta Aserbaidžaanis. Ja nüüd kuuleme ära Kevini. Ma saan aru, et see ongi natuke iseloomustab. Kevini taustamuusika tuleb siit. Kevin on siis nii-öelda comebacki tegemas, et on pikka aega eemal olnud. Ja nüüd täna siis tuleb see matš, mis on mitu aastat nii-öelda tegemisel olnud, et on siin ühe mehe kui teise mehe vigastuste puhul olemata jäänud, siis täna saab see teoks lõpuks ja nii, ja siit ta tuleb, jaa. No publik elab nüüd küll tormiliselt kaasa, sest siin on ikkagi, no Kevin on alati selline sõumees ka olnud ja ma olen ükskõik kellega ta on läinud vastastikku ka, tegelikult tal on ikka väga palju poolehoidjaid, ma olen aru saanud saalis. Ja täna mitte ainult sellepärast, siin on isegi olnud, kui on Eesti-siseseid vastasseisi olnud, on minu arvates Kevini nagu ka bändide hulk ikka päris muljet avaldav olnud. Ja, et ta on üks esimesi Eesti tai ja kickboksijaid, et enne kui mina trenni tegema hakkasin, et siis nägin ka teda võistlemas nii-öelda puhtalt publiku hulgast. Ja mina mäletan teda ka sellest ajast, kui ta tõesti alustas alles selle asjaga, et ma mõtlesin, kes see noor poiss on, käib ja niimoodi intensiivselt nagu boksi asja peale üle läks ja tõesti ta on olnud selle ala üks pioneere Eestis, kes üldse on vedanud nagu seda võistlusspordi ala ja tai-boksi ja kickboksi. Et mis siin nagu meeste trumpideks võib öelda, et ja minust kui me peaks soovitusi mõlemale andma, et siis Saur jälle pikemat kasvu, et pigem distantsilt ja nii-enda põlve ja jalalööke rohkem kasutada ja Kevinile siis rohkem kätetööd, mis ma arvan, et on nagu tema see tugevam külg siis antud vastasseisus, et vaatame, et kuidas meeste vorm on ja ikkagi kuidas see täna õhtul välja kukub. Et Sauri kohta võib-olla nii palju veel, et tuli just hiljuti Tais treeninglaagrist tuli tagasi.
KV reeglid, 3x3 minutit. Ma vaatan kogu seda seltskonda, kes nüüd ongi Sauriga kaasas ja tema toetusrühm, kusjuures ma olin just mõned tunnid tagasi nende meestega koos veekeskuses, mulistasime ühes basseinis ja ma just vaatasin, mis huvitav seltskond see küll on, et sellised kõik on näha täistatoveeringuid ja sellised maadlejate kõrvadega vennad, et selline natuke siuke jõuline seltskond igapäev seal basseinis meil ei olnud nagu. Et see on Sauri tiim, et tal on ka enda tiim Tšavadov ja eks nad on tal siin kaasas, kes on tal nii-öelda ametlikult nurgamehed ja kes niisama toetajad ja nii, ja matš on kohe algamas ja ongi kong kõlab nüüd ja esimene raund. Esimene jalalöök läks Kevinil ka kohe vett vedama, tahtis altpoolt proovida lihtsalt. No, mõlemad on hästi kaitses ja siit küll vist tuli läbi isegi üks. Saur hästi tabas alt haagiga, jah. Ja nüüd tuli väga hea löök Kevini poolt. Ja Kevinil hästi võib-olla ütleks, et nii-öelda trump löök, siukene parem ülekäe löök, et see on tal siukene hästi tabab tavaliselt sellega. Aga Saur siis jah, hästi korralik kaitse üleval, et siit Kevinilt ilus kombinatsioon, 1-2 üles, haak kehasse ja jalalöök järgi. Läheb ka palju lööke, tundubki tehakse, aga tegelikult läheb enamus kaitsesse ka, et läbi on siit üksikud löögid ühelt ja teiselt poolt läinud üldse. Jah, et kohtunikud jah, siis seda nii-öelda kaitsesse lööki, mis korralikku kaitsesse läheb, et seda nad ei loe, et siit ja siit Saur hea taktikaga, et ühe käega tõmbas kaitses oleva käe maha ja siis teise käega sinna ja kehasse ilusti tabas, et see on siis nii-öelda tabamus, mis kohtunikele meeldib ja kirja läheb. No praegu natukene on kontrollimas rohkem võib-olla Saur seda raundi. Kevin alguses tegi vähe äkkilimist liigutusi, nüüd on natukene rohkem liiga kaitse peale võib-olla jäänud. Just, et otsib siis nii-öelda oma kohta, ootab, et Saur ennast avaks, et sinna vahele siis mingit... Jah, sest algul proovis ja läbi ta väga palju sealt ei saanud ja võib-olla nüüd ootabki seda avamist, et kontrarünnakuga nagu üllatada siis. Ja Saur praegu on jah aktiivsem. Et aktiivsem, aga kui nüüd vaadata, et pärast kombinatsiooni, et kus kohas Sauri käed on pärast rünnakut ja need vajuvad päris alla, et see võib talle ohtlikuks saada. No võib-olla Kevin seda ootabki jah, et sinna rünnata sisse, sest praegu ka ega tegelikult Saur nagu ütleme sinna läbi ei ole saanud, enamus löögid ikkagi lähevad Kevini sinna kinnastesse takerduvad, et praegu oli jalaga oli ohtlik löök küll ja sai ka parem haagiga ühe. Siit Sauril ka hea kaitse üleval ja siit põlvelöök, mis põlved on Sauril head, teravad. Rahvas ergutab väga tugevalt kaasa esimese raundi lõpuni, 10 sekundit ainult aega. Natukene jah, Kevin raundi lõpus peaks rohkem nagu proovima rünnata. No esimene raund ei saa öelda, et siin nüüd keegi peaaegu kuskilt üle oli, et kindlasti oli Saur natukene aktiivsem, aga muus osas ma ei oskaks praegu küll mingit paremust ühele ega teisele poole küll vist väga öelda. Jah, et ots on lahti tehtud, et ma arvan, et nüüd teises raundis mõlemad nagu teavad nii-öelda, mida nad tegema peavad. Et jällegi, kui ma oleksin Kevinil nurgas, siis ma ütleksin talle, et ta tõesti ootab selle Sauri ühe kombinatsiooni ära ja siis teeks kohe sinna vasturünnaku. Kuna kõrvalt oli näha, et Saur tegi kombinatsiooni ja pärast olid tal käed kuskil kõhu peal. Aga peale esimest raundi võib ise ka julgelt väita, et tegelikult mehed ikkagi vastased väärivad üksteist. Just, et väga põnev. Et hästi valitud nagu mehed, jah, et mul ongi tunne selline ka Kevini matse ma olen ju varem kordult näinud, aga ütleme Saurist ennem seda matsi ma pean tunnistama küll väga midagi ei teadnud. Siis praeguse järgi mulle tundub küll, et need mehed on tõesti aastaid ootanud kokku saada ja mõlemad on tunduvad sellised kogenud võitlejad ka, et ei ole siin enam esimese nooruse poisikestega tegemist, et
ja see kajastub minu jaoks kogu selle takti olekus ka, et ei tormata pea ees, kontrolliti ja nüüd näis, mis siis järgmised raundid ja toovad. siit väga hästi võib-olla siis tuleb see nagu kontrast, et kui eelmist matši vaadata ja seda, et siin jah, pigem taktikaline taktikamäng. Ja siit ilus jalapüüge ja pühkimine siis maha. Ja endal on ka nii põnev, et nii pinges olekus jälgin seda matši, et unustan vahepeal rääkida, et no rahvas tuleb jällegi kaasa toetamaks Kevinit oma meest. Nüüd tuli küll läbi, nüüd tuli ohtlik lööp läbi, oi kui ohtlik. Oi kui ohtlik ja see on... Ja Saur tabas praegu parema ülekäe löögi korralikult. Ja esimene lugemine Kevinile. Ja Kevin vangutab küll teadne, kui oleks probleem, aga probleem tegelikkuses justkui nagu ikka oli. Et see lööb... Ja, et... Põhiline nüüd, et ei suudaks Kevin kuidagi vastu seista, et siit ei tuleks, sest see muidu võib kurvalt see raund meie jaoks praegu lõppeda ja Kevin jääb väga kaitsesse praegu. Saur töötab küll praegu, ta selgelt, et ta tunneb, et tal on võimalus see raund lõpetada ja väga aktiivselt töötab. Aga jah, Kevin on nüüd selle esimese nii-öelda löökide rahe vastu pidanud, et vaatame, kuidas ta siit jätkab, et tundub, et see esimene ja, et ta alustab oma rünnakut uuesti ilusti üles, et Saur võttis nüüd ka hoo maha, et nägi, et see ei suutnud seda raundi lõpetada, ei hakanud ennast nii-öelda tühjaks töötama. Aga ikkagi Saur kontrollib tegelikkuses seda võistlust, et see on üks, mis selge, et ütleme, kui Kevin proovibki praegu midagi teha, siis natukese nagu jäävad need löögid ikkagi selliseks, võib-olla mitte nii teravaks, mul on selline just tunne, et kui Saur nagu tuleb, siis on ta ikkagi kuidagi natuke kiirem või jõulisemad on need löögid, vähemalt mul tundub nii. Ja, et Saur tundub pikkuselt suurema, kehalt on ka nagu jõulisem tundub ja... Seda kummalisem on minu jaoks, et kuidas need mehed ühes kaalus on, kui üks mees on pikem ja nagu lihaselisem veel ja teine mees on ikkagi kasvult lühem, et kuidas need 76 kilo on, et nagu peale vaadatus ei saa nagu aru austada need ühe kaalu mehed. Siin tulebki mängu see nii-öelda kaalu võtmine selle vee arvelt, et kui sa oskad seda teha õigesti ja ära taastuda sellest, siis siin tulebki see nii-öelda eelismängu, et justkui oleks nagu teise kaalu mehed. Nii, koputab meie naabrimees jällegi ja see tähendab, et vähem kui 10 sekundit jääb teise raundi lõpuni. Nii, no midagi väga head meie jaoks siin teises raundis praegu ei olnud, oleme ausad. Jah, et siit see 8 loeti väga ilusti tabas Saur Kevinit selle parema nii-öelda ülekäe löögiga, aga Kevinile see jällegi, et ta suutis ära taastuda ja vastu pidada. Jah, see oli hea, et see ei olnud viimane ega saatuslik raund praegu ikkagi, et me näeme ka kolmanda raundi kindlasti ära siit ja noh, ma ei kujuta küll ette, kuidas või mida peaks Kevin nüüd tegema, kui ta tahab seda matsi üldse enda kasuks pöörata, nagu et noh, väga raske on tegelikult ju peale sellist seisu, mis praegu on. Just, et siin nüüd on, ma ei tea nüüd küllas esimest raundi hinnati, aga teine raund on kindlasti Sauri kasuks 2-punktilise eduga, mis tähendab seda, et kui esimese raundi isegi Kevin võitis, siis selle raundi ta peab kindlasti võitma. Kui ta võidab selle punktidega, mitte ülekaalukalt, siis tuleks lisaraund, aga kui ta siit saab ka knockdowni kirja või knockout'i, siis knockoutiga on kindlasti läbi, aga jah, põhimõtteliselt tähendab seda, et Kevin peab nüüd tuurid üles võtma. Siin midagi enam tagasi, no vaevalt, et ta on ka nüüd spetsiaalselt midagi tagasi hoidnud, et ma arvan, et ikkagi me peame praegu konstanteerima seda, et seis on täpselt selline, nagu ta on. Vastane on ka kõva, oleme ausad, et ega teadmata isegi ennem temast midagi, kui ma vaatan tema seda matši, mida ta teeb, siis on tegemist ikkagi väga kogenud võitlejaga ja Kevin kaugeltki ei ole kõige nõrgem vend siin, keda sinna saab võiduvile vastu saata, nii et selles mõttes nagu, aga no loodame, vaatan praegu, Kevin on ka selgelt natukene aktiviseerunud, vähemalt kolmanda raundi alguses, see on hea vähemalt.
et ta jah, teab, et peab siit need punktid ära võtma ja selle raundi kindlalt võitma. Aga samas jah, kogenud võitlejad, Saur ka seda teab, et Kevin peab agressiivsem olema, et võib-olla proovib hüppega ja läks vist isegi sisse ka praegusel juhul. Ja väga hästi praegu Kevin, väga hästi praegu ja kui Kevin samamoodi nüüd suudaks jätkata kuidagi pidi. Siin oli väga ilusasti surus nurka ja tulid need löögid läbi ka justkui. Ja, et Kevin täpselt seda teeb, mida vaja teha on, et jätkata rünnakut ja otsida seda avavust, et saada need vajalikud punktid kätte. Jällegi võttis jalas kinni, tahtis pikali tõmmata, aga ei õnnestunud. Et jah, et Saur on sealt Tais laagrist tulnud, et see on mingi ehtne Tai boksi ja liigutused, püüad selle jalalöögi kinni ja pühid maha ja siit ka ilus põlvele. No nüüd Kevin väga peaks ja rahva toetust oleks ka siin väga hädasti veel vaja, et minut 30 on seda raundi jäänud ja väga hea tavamust tuligi siit praegu. Jah, et praegu väga... Ja teine järjest! Taktikaliselt väga õigelt, et ootas Saur, alustas rünnakut ja naksas sinna vahele, et see on kõige õigem aeg nii-öelda rünnata, et siis kui teisel on rünnak nii-öelda pooleli, et ajastus oli väga hea. Ja Kevin praegu väga õigelt teeb, et ootab külma närviga ja väga ilusasti praegu tegelikult ründab, et ongi natukene kahju, et ütleme, et see kõik kolmandas raundis nii aktiivseks alles on läinud tema poolt, et väga head matsi või raundi on praegu Kevin küll selles kolmandas raundis tegemas. Ja läheb ilusti peale, tal on seda energiat nagu ka ja kuidagi on nagu teravust kolmandas raundis. Ja siin oli kubemesse löök. Kuule, aga nüüd on saanud tõsiselt kulm viga ja Kevinil on jah, veri on lahti, selles ka peatus tegelikkuses praegu. Ja rind on vaja puhtaks ja kulm on vaja saada pidama, sest selline lahti naav sealt ju tegelikkuses on seda verd ikka tuleb ikka korralikult, nagu näete siin. Jah, praegu tuleb, aga õnneks on niimoodi, et kui silma verd ei tilgu, et siis siit on ikka korralik sügav haav. Et tavaliselt lõpetatakse siis mats ära, kui veri tilgub silma ja häirib nägemist, aga no ja muidugi vaatame, mis siin nüüd otsustatakse, et verd selle tuleb päris pealt on korralikult. jätkata ka väga keeruline seda matsi, tõsi on, et sest üks löök sinna pihta ja on see asi lahti jälle seal. See on tõsine lahtine haav ja ei saa ta seda praegu ikkagi täiel määral pidama ka. No selline see võitlusport juba kord on, et selge, et ütleme, kõige ilusamad kaadrid need ei ole, aga noh, sellega tuleb arvestada, kui selliste aladega tegeletakse ja noh, tegelikult ausalt öeldes, ega see on esimeses raundis ka vist Otil oli ka natuke see kulmuga oli probleem, aga ega väga siin mingeid hulle vigastusi ma ei ole täna küll tõsiseid midagi ei ole küll olnud. Õnneks ei ole olnud, et ei ole siin knock-out'e pole ka olnud, et mõned knockdownid, aga nendest on ära taastatud ilusti. Jah, et kedagi ei ole nagu ära veetud otseselt. Arstiabi ei ole vaja läinud. Muidugi natukene oleks nüüd kahju küll, kui selle kulmu pärast praegu see mats pooleli eks, sest selge vaieldamatult, kui me räägime siin aktiivsusest, siis see kolmas raund oli vaieldamatult Kevini poolt praegu küll domineeritud raund. Kevin jah, päris ilusti taastus ära pärast seda teist raundi ja tuli ja leidis ennast uuesti, et vaatame, et nüüd on nagu veri pea kinni saadud, et ja raundi lõpuni ei olnud ka väga kaua aega enam. Väga keeruline. Ja no loodame, aga samal ajal ausalt öeldes, teisest inimlikust küljest ja ausalt öeldes kui see mats peaks nüüd ka katkema seeläbi, tuleb siit ka aru saada, sest ega ikka niimoodi ei saa seda asja jätkata ka, et see ring verest ujuks siin ja vaadata siis, kes siis parem nagu on. Et arsti ja kohtuniku ikkagi prioriteet number 1 on nagu võistlejate ohutus ja peahaav ikkagi, verd tuleb sealt palju, et siis
ja aga tundub, et arst lubab. No eks Kevini tahe on siin praegu rohkem, mis sinna lubab nagu minna, et selge, et ta on aru saanud, et tal on tegemas head matsi ja ikkagi ei saa ta seda pidama täiel määral ja uskuge mind, et kui sinna üks löök pihta läheb, siis on sealt... Aga jah, lastakse matšid jätkuda ja... No loodame, et see asi saab siin kuidagi normaalse lõpu, et see... Ja 40 sekundit on matši lõpuni, et... Ja Vukud, Savadov. Ja väga põnev, see on ikka tõsine mats, mis siin täna toimub. Et mõlemad mehed sai hingetõmbe pausi ja see on ikka vääriline lõpp. Aga kohtunik lõpetas matši ära, kuna Kevinil see haav uuesti lahti no, ja siin ei saa kahelda selles otsuses selge, et see nii läks, aga noh, ütleme korraks põnevust ikka tekkis, siin oli ikka tõsine mats, mis oli, vastased väärisid 11 ja no kahju, et see küll niimoodi pidi nüüd lõppema. Kahju, et niimoodi lõppes aga jällegi, et see haav tekkis tänu Sauri täpsele põlvele löögile, et jah, väga vägev matš. Aplausi väärt igal juhul, ma arvan, et Kevinile ka igal juhul sügav kummardus, et väga vinge esitus oli tegelikkuses ja ausalt tunduski, et esimene raund oli selline kompimine, teine oli küll ausalt öeldes selline ohumärk, et siit midagi head ei tule, aga see kolmas oli nagu puhas üllatus, et ta võttis ennast väga hästi kokku ja me võime ainult aimata, et kui oleks olnud seda õnnetut kulmu purunemist vähemalt sellisel määral, et millega see asi oleks võinud lõppeda. Et siit võib-olla sai vahelduseks näha Kevini nii-öelda teist poolt, et kuidas väga raskes seisus ta tuli tagasi, et teises raundis oli veel korraks niisugune endal ka hing kinni, et kas tõesti nüüd ongi matš läbi, aga kolmandaks raundiks ta oli jälle ära taastunud, et sai niisugust asja näha ja ma loodan, et ta saab siit nagu niisugust enesekindlust ikkagi juurde, et see kulmuhaav paraneb ära ja saab Kevinit ja tegelikult Kevin näitas, et ta on ikka päris heas vormis praegu, sest kui vaadata, et kolmandas raundis, kus pigem nagu väsimus peaks juba hakkama võimust võtma, siis kolmandast ausalt oli see kõige aktiivsem. Just. Ja võib-olla oligi need esimesed raundid, kõige esimene raund, et niisugune pikka aega eemal olnud võistlustest ja niisugune nii-öelda öeldakse selle kohta, et ringi roostetus. Aga Saurile siis palju õnne, korralik matš ja... Vääris võitu ka, kui nii kokku võtta, mitte peajagu kuskilt üle, aga natuke parem ta ikkagi oli praegu. Täna õhtul oli ta jah parem. Aga samas, no ma ütlen, keegi siin pettuma nagu minu arvates ka ei pea, et väga huvitav vastasseis ja väga huvitav matš.